Tere tulemast Libraluresi kanali juurde. Siin näitame teile kõiki meie lantse. Näeme, kuidas need välja näevad ja milliseid kalu nendega püüda saab. Räägime põhilistest rakendusviisidest ja näitame, kuidas need vees käituvad. Eelmises videos näitasime teile Basskrasi Twister vormi, mis on lant, millel on Twisteri saba. Ma haldan ka meie ettevõtte TikToki kontot ja tänu sellele näen teie sõnumeid, kus te kiidate oma rekordahvenaid, kojasid või hauge, mis on just selle landiga püütud. Täna on aeg teile näidata Bass Slim Finesse vormi. Bass Slim Finesse vorm, lant, mis loodi dropshot püügiks. Nagu selgus, teevad jigipea, tšeburaška või muud loomingulisemad rakendused selle landiga vees tõeliselt palju kära. Selle landiga saame püüda nii kaldalt kui ka paadist. Lisaks sobib see hästi ka vertikaalpüügi meetodiks. Räägime nüüd, millest see lant on valmistatud. Esiteks on siin kasutatud spetsiaalset soolalisandiga materjali. See teeb landi tõeliselt vastupidavaks ja uskumatult venivaks ning lisaks ka ujuvaks. Kõigest sellest saate tegelikult lugeda ka Bass-seeria lantide pakendi tagaküljelt. Siin on meil spetsiaalne soon ning kogu lant imiteerib suurepäraselt vihmaussi. See spetsiaalne soon näitab, kuhu tasub konks sisse torgata, et oma landi tõhusamalt varustada. Mainisin juba, et see imiteerib suurepäraselt vihmaussi, kuid sabal olev spetsiaalne lamenemine põhjustab selle, et isegi kõige õrnem ridvatipu liigutus paneb landi tõeliselt tõhusalt tööle. Ja nagu te ilmselt juba märkasite, on mõnel Bass-seeria landi värvil lisatud ka sädelust. See muudab landi eriti päikesepaisteliste ilmadega röövkaladele paremini nähtavaks. Sellise kerge sädeluse lisamine paneb kalad kindlasti meie lante ründama. Vaatame nüüd, millised on Bass-seeria lantide põhilised ja loomingulisemad rakendusviisid. Selles näites kasutame Bass Slim Finesse vormi. Siin on kõige lihtsam rakendusviis jigipea, mida kalamehed kõige sagedamini kasutavad. Võib tunduda, et see konks on selle landi jaoks suhteliselt lühike. Tegelikult mitte. See lant paindub võtul suurepäraselt kokku, tänu millele kiskja haakub kindlasti meie konksu otsa. Sellist lanti võime kasutada tavalise jigina, koputades sellega vastu põhja ja tänu lamedale sabale on see väga atraktiivne lant suurtele ahvenatele või koertele. Nüüd vaatame koos, kuidas see konkreetne objekt või seade vees töötab ning millised muutused või reaktsioonid võivad aset leida, kui see vette asetada. Pöörake tähelepanu sellele, kuidas vesi mõjutab selle omadusi, kas see hakkab ujuma, vajub põhja või toimub midagi muud huvitavat. See katse aitab meil paremini mõista, kuidas erinevad materjalid ja esemed vees käituvad ning miks just sellised tulemused võivad ilmneda. Jälgime hoolikalt ja arutame, mida me näeme. Kui tahame püüda põhja pealt tõstmise meetodil, siis tasub kindlasti vaadata wolframist tšeburaškasid. Lisaks sellele, et tšeburaška enda mehhanism muudab meie landimängu, annab wolframi lisamine sellele peale veel selle, et põhja vastu koputades tekitab lant erilise heli, mis tõhusalt meelitab suuri ahvenaid. Nüüd vaatame koos, kuidas see objekt vees välja näeb. Kujutame ette, et asetame selle õrnalt veepinnale ja jälgime hoolikalt, mis juhtub. Kas see vajub põhja või jääb hoopis pinnale hõljuma? Võib-olla muudab vesi selle välimust või värvi, peegeldades valgust erinevalt kui õhus. Pöörame tähelepanu ka sellele, kas objekt hakkab vees liikuma või jääb paigale. Vaatame hoolikalt kõiki muutusi, mis võivad toimuda, kui objekt on täielikult vette kastetud. See aitab meil paremini mõista, kuidas erinevad materjalid ja esemed vees käituvad ning millised füüsikalised omadused mõjutavad nende välimust ja liikumist veekeskkonnas. Jälgime tähelepanelikult ja arutame, mida me näeme ning milliseid järeldusi saame sellest teha.
Ja pidage meeles, et kasutades tšeburaškasid suuremate peadega, saame edukalt püüda ka vertikaalpüügi meetodil, mis muutub kogu maailmas järjest populaarsemaks. Siin saba osas saame lisada lisakonksu, mis toimib meil lisaraskusena. Kui me ei ole kindlad, et röövkala haarab just selle põhikonksu, mis tuleb raskuse küljest, siis pole see tingimata vajalik, sest enamik röövkalu jääbki just selle konksu otsa. Sest Bass-Slim Finesse vorm voldib ennast võtul väga kenasti kokku ja kindlasti saame iga röövkala edukalt haakida. Ja täpselt sama olukord on ka Netrik meetodil püüdes, ehk siis lameda peaga jigiga, mille asetame põhja peale. Selline lant, mis seisab põhjas püsti, on röövkala jaoks väga lihtne saak ja kuna see lant voldib ennast võtul väga kenasti kokku, võimaldab isegi lühike konks meil röövkala edukalt haakida. Vaatame nüüd koos, kuidas see konkreetne lant vees välja näeb ja millist liikumist või välimust ta veepinnal tekitab, kui me selle vette asetame. Ja kui rääkida veidi keerukamatest kombineeritud rakendustest, siis ma pidasin silmas näiteks Jigrigi, kuhu lisame offset konksu. See võimaldab meil lanti kasutada kohtades, kus on palju takistusi. Teised kaotavad oma landid, aga meie püüame edukalt röövkala. Selline kombinatsioon annab landile ka ebatavalise mängu ning tänu sellele suudame üle kavaldada ka kõige pirtsakamad kalad. Nüüd võtame hetke, et põhjalikult uurida ja vaadata, kuidas see välja näeb. Enne kui teeme lõpliku otsuse või liigume edasi järgmiste sammude juurde, on oluline hoolikalt hinnata, milline on tulemus ning kas see vastab meie ootustele ja seatud eesmärkidele. Vaatame tähelepanelikult kõiki detaile, värve, kujundeid ja üldist muljet, mida see meile jätab. See aitab meil mõista, kas kõik on õigesti tehtud ning kas on vaja midagi muuta või täiendada. Seega pöörame nüüd kogu oma tähelepanu sellele, kuidas see välja näeb ja analüüsime hoolikalt kõiki aspekte, et olla kindlad, et oleme saavutanud soovitud tulemuse ning võime rahuliku südamega edasi liikuda. Siin vaatame offset konksu, et siin oleks silepind, me võime selle ogakese kinnitada selle kummitüki taha. Nii saab ta hiljem probleemideta välja hüpata. Nii hüppab see püügi ajal takistuste vahelt läbi, ilma kontakti ja ilma landi kaotamiseta. Sageli arvatakse, et baasseeria landid on tegelikult mõeldud ainult väga valivate kalade püügiks või välismaal püügiks, kus röövkalu võib rohkem kohata. Tegelikult ei pea see üldse nii olema, sest sellise landi, nagu ma teile just näitasin sellises rakenduses, võib probleemideta ära süüa isegi 30 cm ahven ehk kala, keda pole isegi Eestis raske püüda. Aga eelkõige on Bass-Slim Finesse vorm ideaalne lant, mida kaasa võtta Mägiööle, et jahtida kõige suuremaid forelle. Aga meie sotsiaalmeediat jälgides näete, et need söödad toimivad hästi ka Poolas koha ja haugi vertikaalsel püügil. Nii et kuulge, see olekski kõik Bass-Slim Finesse vormi kohta. Lant, mis kindlasti avab teile nii mõnegi veekogu ja aitab püüda tõeliselt korraliku röövkala. Kui vajate rohkem infot meie lantide kohta, siis kindlasti külastage meie veebilehte libralures.com. Seal on alati teie jaoks saadaval meie värskeim kataloog, kus kirjeldame erinevaid rakendusviise, aga leiate ka kogu info meie lantide kohta. Ja kutsun teid isiklikult meie TikToki kontole, kus näitan, kuidas püüan libraluresi lantidega ning lisaks vastan seal teie küsimustele, et teil oleks alati täielik info selle kohta, kuidas meie lantidega kala püüda. Ja ärge unustage, et ei jääks ühestki materjalist ilma, jälgige meie Facebooki ja Instagrami, pange videole like ja tellige kanal ning kohtume juba järgmises videos. Hoolitse enda eest!